No on meie saates juba päris toredaks traditsiooniks saanud, et aasta esimestel nädalatel loosime meie saates välja Superkuma auhinnad ja täpselt aasta aega tagasi oli seesama lugu eetris, kui käisime siin laagri Škoda esinduses ja näitasime teile seda Škoda Fabiat, mida siis kõik Rissana lahendajad jahtima hakkasid. Nüüd on kõik need sedelekesed jälle kokku kogutud, täpselt sama protseduur, mis eelmisel aastalgi. Uno on jätkuvalt hästi kõvasti Rissanu meisterdanud ja inimesed on neid lahendanud. Kes võidab selle Škoda Fabia, selgub juba mõne hetke pärast. Spordihuvilised teavad, et Uno Rissana ajakirjas on lisaks Rissana lahendamise rõõmule olemas ka ennustamise rõõm. Igal aastal ennustame me 4 maailma tippsündmust spordis ja selgitame aasta kokkuvõttes võitjad. 2015 aastal saavutas kokkuvõttes 3. koha Silva Lints Läänemaalt, aga kuna teda kahjuks siin ei ole täna, siis me saadame talle selle karikapostiga. Haapsalus on meil olemas üks täiesti ennustajate dünastia, kes ennustab juba aastaid terve perega ja lõpuks on see ka ennast kuhjaga ära tasunud. Eelmisel aastal 2. koha sai Mare Kingistet. Aitäh! Ja esikoha võitis Egert Kingistet. Palju õnne ja edu järgmisel aastal. Siin on nüüd ümmarguselt 3000 talongi ja võiduvõimalus on päris suur. Suurem kui ükskõik millise lotoga. Võtame osad ka ja tingimus on see, et kõik 12 vinetti peavad peal olema. 1, 2, 3, 4, 8. Siin on kõik peal, kõik vinetid ja vahel vaatame, kes siis sel aastal auto võidab. Ja auto võitja on Aita Vaidlo Tallinnast. Meie kõige noorematele lahendajatele on tänavu aasta auhinnaks iPhone, iPad ja iPod. Ja kohe vaatame, kes see õnnelik on. Vinjetid on olemas ja õnnelik kumakese fänn on tänavu Kaarel Remmik Padisel. Ja on Uno valitud ristsõnade lahendajate vahel läheb tänavu loosi Yamaha motoroller, mida me näitasime selles samas saates täpselt aasta tagasi. On Uno valitud ristsõnadel 6 korda aastas, 6 vinjetti ja võitja on Priit Puidak Tallinnas. Nüüd, kui Uno on kõik selle aasta auhinnad jälle välja loosinud, siis nagu ikka traditsioon, kohtume loosimisel täpselt jälle aasta pärast. Aga mille nimel siis head Rissana lahendajate võistlete? See on Renault Twingo, mis on tegelikult ka ju eelmise aasta auto ja selles mõttes on väga ägeda ja vinge masinaga tegemist. Näiteks kui te mäletate, me oleme oma saates rääkinud, mootorit siin ei ole, siin on ainult aknapõsu vedelik toodud, mootor on viidud taha ja kui te mäletate, siis selle auto pöörderaadius oli sedavõrd hea, et see pööras praktiliselt koha peal ringi. Igatahes lahendage, aasta aega on taas aega, saatke Kuma aktiaseltsile siis taas vinjette ja kohtume täpselt aasta pärast uue loosimisega.